Eluliin alustab uue saatesarjaga ja läbi mitme saate me puudutame väga tõsist teemat, nimelt inimkaubandus. Me läheneme sellele mitmel erineval küljel, räägime inimkaubanduse ohvritest, räägime inimkaubitsejatest ja juriidilisest poolest ja kõigest sellest hirmsast, mida me kõik tegelikult teame, aga kas me ei julge sellega kaasa mõelda, kas me ei julge seda uurida või me lihtsalt ei tea. Ja minu esimene külaline täna on Eda Mölder. Eda Mölder on üks vaimustav naine, tema on psühhoterapeut, väga aktiivne olnud aastaid Eluliinis ja meie Eesti tunnustatud ja austatud inimkaubanduse ekspert. Eda, tere! Tere, Krista! Alustame kõigepealt sellest, et mis asi on Eluliin? Eluliin on mittetulundusühing ja tegelikult Eluliin on puhas kodanikualgatus. Et neid mittetulundusühinguid, kes on puhtad kodanikualgatused, et inimesed tulevad kokku ja teevad midagi teiste inimeste heaks ja ka riigi heaks tasuta. Seda on tegelikult meil mittetulundusmaastikul ka üsna vähe ja Eluliin on ju asutatud 1997. Nii et ma ütleks, et me võiks võtta omale selle au ja ütelda, et pidada üleval mittetulundusühingut heategevuslikult nii pikka aega ja kaasata nii palju vabatahtlikke, et see on omaette teadus. No Eluliin on ääretult tänuväärne selline teie saavutus, sellepärast et see abi, mida te olete aastate jooksul andnud inimestele, on vist hindamatu tegelikult. Teema, mida me täna sinuga hakkame rääkima, on väga tõsine ja see on inimkaubandus. Lihtsale inimesele see kõlab nagu üks kaup või midagi hirmsamat veel. Tegemist on inimestega, tegemist on inimeste hingedega. Lahti mõtestatuna esimesena võtaks korra selle teema, mis asi üldse on inimkaubandus? Jah, seda võib defineerida mitut moodi ja tõenäoliselt mustmiljon direktiivi seadust annab ju sellele seletuse ja tõlgenduse. Aga kõige lihtsam viis on ütelda see, et inimkaubandus on see olukord, kus inimene kaotab inimeseks olemise ja temast saabki kaup, temast saab müügiobjekt, teda müüakse, teda ekspluateeritakse ja tema vaimset, füüsilist tervist, tema olemust kasutatakse rikastumiseks teiste osapoolte poolt. Ja see on orjastamine, see on piinamine, see on väga räige inimõiguste rikkumine ja me ei räägi siin sellest, et me kõik müüme oma tööd tööandjale, vaid see on ikkagi ekspluateerimine kõige halvemas tähenduses, ärakasutamine kõige kehvemal moel ja sinna käib hulka ka piinamine. Nii et need on väga räiged juhtumid ja mul on kahju, et tegelikult meil Eestis see inimkaubandus täiesti eksisteerib ja ta on olemas. Ma just tahtsingi öelda, et see kõik kõlab nagu selline kauge võõra maa probleem, aga reaalsuses see ei ole kahjuks nii. Meil on Eestis täiesti eksisteeriv inimkaubandus ja kõik, kes ei tea sellest, ma arvan, tänu teile läbi nende mitme saate saavad palju lähemalt tutvuda sellega, mis siin tegelikult toimub. Aga ütleme selleks, et inimkaubandust ei oleks siin maailmas või et selleks, et see meie juurde ei jõuaks, esimene asi on see, et tuleks tegeleda ennetamisega. Kui me räägime nüüd natukene sellest, mis on inimkaubanduse puhul kahjud, et võib-olla seda, et kuidas üldse ennetada, et kui me räägime kuludest, hakkame rääkima näiteks sellest, et kahjud, no mis inimene mõtleb nagu, et no mis kahjus on, me saame aru, et üks inimene, keda ekspluateeritakse, kellel tehakse liiga, on igatpidi nii vaimselt, füüsiliselt kui ka tema nagu kõik õigus on võetud ja see on tema kahju, aga see ju tegelikult ei ole nii. Need kulud ja need kahjud on meeletud. Ja, et me hetkel vaatame just neid inimkaubanduse kahjusid, et miks üldse peaks riik sekkuma inimkaubandusse? Tegelikult on küsimus, et aga miks me peame siis ära hoidma ja miks me peame seda ennetama? Ja põhjus on väga lihtne, need kulud on laes ja kui me mõtleme külmalt, et jah, keegi kuskil
kannatas seal, no las ta siis kannatas, ise oli ka süüdi ja noh, meil on väga Eestis väga juurdunud, et ohver on ju ise süüdi, et noh, ise ta pani ennast sellesse olukorda. Aga tegelikult me nagu ühiskonnana, riigina, inimestena, me kanname kõik kahjusid. Ja nüüd Euroopa Liidus ühe uuringuga on need kahjud ka kokku loetud, et palju me siis tegelikult neid kahjusid kannatame, meie kõik. Ja kui palju see tõmbab tühjaks noh, meie riigi rahakotti. Ja tegelikult need kulud on ääretult suured. Ja nüüd on leitud, et kui kõik inimkaubanduse ohvrid nagu kokku panna, see tähendab tööorjuse ohvrid, seksuaalse ekspluateerimise ohvrid, organdoonorluse ohvrid, kerjamise ohvrid, kui panna see kõik kokku, siis on leitud, et ühe inimese kahju on üle 350 000. Et see rahanumber on nüüd esimest korda välja toodud ja see koond on tehtud siis 28 Euroopa Liidu liikmesriigi peal, muidugi mööndusega, et palju siis 27 on, et siin on vaadatud natuke, et kui see Inglismaa välja läheb. Ja see tähendab seda, et see on suuresti summad, mis kuluvad ennetamise peale, menetluse peale, inimkaubandusjuhtumite menetluse peale, kriminaalse tegevuse tõkestamise peale ja siis ohvrite elu. Et seal sees on ka ohvrite elukvaliteedi langus. Seal sees on kindlasti ju ka see, et kui nüüd lõpuks ohver saab nii-öelda päästetud ja õigusabi tuleb appi ja kõik, siis tegelikult see, et ta uuesti tuleks tagasi ellu, tema elu jätkamine, sellest nullpunktist üles töötamine, kas see on tegelikult ju eraldi kulu. Kõik need arstiabid, kõik need toetused, kõik need psühholoogilised nõustamised, kõik see ju tegelikult maksab. Et see summa on ka seal sees, nagu ma aru sain. Jaa, seal tegelikult, mis on väga üllatav, et need summad, mis lähevad ohvri abistamisele kogu sellest 340 000, on väga väiksed, mis on nagu spetsialiseeritud teenused, et need on kuskil 11 000 ohvri kohta. No siin tuleks ütelda, et noh, mina tean neid numbreid inimkaubandusohvrite kohta, keda meie abistame. Noh, tore, kui hakkab seal 500 eurost ohvri kohta ja läheb siis sealt ülespoole. Et see on Euroopa Liidu keskmine. Nii et ma ei saaks ütelda, et me Eestis nüüd väga palju kulutame inimkaubandusohvrite abistamiseks võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. Aga me peame saama aru, kus on inimkaubandusohvrite kulu. Tegelikult see on riigi erinevatel eelarveridadel. Sest need inimkaubandusohvrid, Eesti riigi inimkaubandusohvrid, kellega meie oleme kokku puutunud, nende töövõime kadu on olnud 100%. Tegelikult mida kauem inimene on inimkaubanduses, seda enam kaotab ta oma töövõimet ja tulemus ongi siis see, et see inimene ei ole suuteline enam tööl käima, ei ole suuteline võib-olla iseseisvalt elama. Ja siis hakkavad need kulud jooksma täiesti erinevatelt ridadelt, et sotsiaalhoolekande, tervisekulud ja nii edasi. See on see, mida me otseselt ei näe praegu inimkaubandusohvrina seotud. Aga kui me võtame näiteks täiesti terve, haritud noore inimese ja ta satub inimkaubandusse, kus ta võib-olla 5, 6, 7 aastaga kaotab oma nii vaimse kui füüsilise tervise, siis sotsiaalhoolekanne peab teda üleval tema elu lõpuni. Et meil on siin juhtumid, kus noor tüdruk, kes keskkooli lõpetas 5, sattus seksuaalse ekspluateerimise ohvriks, praegu ta on hooldekodu suletud osakonnas eluaeg. Ja nüüd vaatame, mis need summad sinna lähevad. Või me räägime näiteks seda, et
puudega inimene, kelle toimetuleku raskus oli ennem olemas, teda asuti nüüd tööorjuses ekspluateerima Eesti riigis ja head inimesed, siis nüüd ta ei ole suuteline enam iseseisvalt elama, et ennem ta oleks suuteline olnud iseseisvalt elama, siis nüüd ta on jälle hoolekandesüsteemis, teda toetatakse, tal on toetatud elamine, toetatud töö, ta elab nüüd inimväärset elu, aga see elu on hulga teisel tasemel, mis oleks olnud varem. Ja vaat see on see kvaliteedi kadu inimesele, aga tegelikult seal tulevad kulud meie ühiskonnale. Ütle mulle, Eda, kui palju on sul olnud kokkupõtted, et kui see hetk on käes, et tuleb nagu tunnistada riigile, et see on siin ja praegu, selle inimesega on kõik see juhtunud ja nüüd on vaja hakata vastutama ja aitama ja toetama. Kui palju on seda sellist nagu sellist umbusklikkust või sellist tunnet, et no ei ole see asi nii hull või kui palju sa pead selgitama, tõestama riigi erinevatele instantsidele olukorras, et kas te saate aru, ta on ohver, ta ei ole selles ise süüdi. Me oleme jõudnud juba sellisesse olukorda, kus nüüd tuleb anda abikäsi või tegelikult on see abi tegelikult olemas, et aidatakse? Inimkaubandusohvreid abistatakse juhul, kui nad jõuavad kuhugi ütleme politsei piiri või kuskil keegi märkab. Inimkaubandusohvrite märkamine, meil on ikkagi väga vilets, et need väga keerulised inimkaubandusjuhtumid, millega me tegeleme, need on tulnud välja juhuslikult. 15 aasta jooksul meil ei ole ühtegi ohvrit, kes oleks tulnud ja ütelnud, ma olen ise ohver, palun aidake mind. Nad ei tule sellepärast, et Nad ei tea. Nad ei tea, et nad on ohvrid. Nende liikumine on piiratud. Ta ei tule selle pealegi. Ta ei tule selle pealegi, et tal on õigused. Et on õigus abi küsida. Kas see on sellepärast, et nendel on ka osaliselt tehtud ka mingisugune totaalne ajupesu ja teda on juba kasvatatud olema olukorras, kus ta ei tea, ta ei tule selle peale, see ongi tema elu, ta on sellega leppinud, kuigi tegelikult inimesel on õigused olemas siin ilmas. Ja, et üsna sageli vahel tundub, et see organiseeritud kuritegevus, me räägime ikkagi organiseeritud kuritegevuse ohvritest suuresti, pakub just nagu seda sotsiaalteenust, et meie aitame sind kuidagi, me aitame elada sind. Ja tegelikult on räige ekspluateerimine, kus inimesel on silma ees pilt hägune, et ta tegelikult saab aru, et tal on väga halb. Ta võib-olla on näljas, teda võib-olla pekstakse, aga mõnes mõttes teda aidatakse, et näiteks tal on pakutud siin voodikoht kuuri all või midagi sellist. Ja siis on inimene tänulik selle voodikoha eest, aga samas ta võiks olla sotsiaalhoolekande asutuses või varjupaigas või kuskil muul, et ta ei pea sõltuma ka nendest inimestest, kes teda ekspluateerivad. Kui me räägime näiteks sellistest kuludest ja kahjudest, siis kumb pool see nüüd rohkem kannatada saab, kui me võtame meessoost ja naissoost ohvreid, et kuhu see kulu suurem on? Me mõtleme selle peale, milline on see inimkaubanduse liik, et kas meil on tööorjus, tööorjusesse võivad sattuda nii naised kui mehed kui lapsed. Meil on lapsed tööorjad tänapäeval Eestis juba olemas, siis kerjamisse võivad sattuda igaüks. Aga kui me räägime puhtalt nagu seksuaalsest ekspluateerimisest, siis seal lõviosa ekspluateeritavad on naised. Ja tegelikult seksuaalse ekspluateerimise kahjud on kõige suuremad. Et sealt tulevad väga suured vaimse tervise häired, toimetuleku raskused, kehalised, füüsilise tervise küsimused, nii et seal tegelikult on numbrid väga suured. Me muidugi nüüd läbi nende saadete seletame ka lahti, et võib-olla tõesti niimoodi lihtsale inimesele ongi see inimkaubanduse ohver on väga paljustki seotud selle seksuaalse kuritarvitamisega küll, aga seal on palju rohkem neid erinevaid aspekte, mis kõik käivad inimkaubanduse ohvrite alla. Sa korra nagu eelnevalt nimetasid ka juba, aga me tuleme nende juurde tagasi, et see maailm on tohutult pime, tohutult sügav, tohutult hästi organiseeritud kuritegevusega seotud ja väga laastav. Ja hirmutav ongi ju tegelikult see, et see toimub kõik siin. Ja kui mõelda siis, et need kulud kannab avalikkus, meie kõik,
võib-olla see on see koht, kus peaks inimestele hinge peale koputama, et märkamine on üks asi, mida panna südamele, et see ei ole muinasjutt, see ei ole mingi film, see ei ole mingi välismaa, see on siin ja praegu täna lapsed, naised. Võib-olla on seal keegi teie ema, võib-olla on see keegi teie väike õde, et olge tähelepanelikult, inimene saab ise kaasa aidata, ainult Eluliin ei saa olla see üks abivägi siin maailmas. Ja kuritegu püsib, kulud kasvavad ja kulud kanname meie kõik. Et see on üks tõsine väga võib-olla see ärkamise koht, et ahah, see ei olegi nagu mitte minu asi, see on vägagi minu asi. Ja, sest ta läheb varjatult meie enda taskust. Et kui me jätame kõrvale igasugused eetilised, moraalsed kaalutlused, jätame kõrvale meie põhiseaduse, mis üht-teist nõuab tegelikult, kuidas riik peab kaitsma oma elanikke, siis tegelikult me maksame kinni meie enda inimeste kahjustamise. Et me maksame ju peale selle eest, et meie inimesed kaotavad oma füüsilise ja vaimse tervise. Et tegelikult, kui nagu mõelda sedapidi, siis see on väga tõsine asi. Ma tean küll, et alati öeldakse, et inimkaubanduse ohvri enda asi on olla seal inimkaubandus, et ta on seda ise teinud ja natuke nagu aidatakse ja miks siis inimesed võiks kerjamisega, tööga, seksiga siis raha teenida. Ja tegelikult mul on kogu aeg üks väike küsimus, et miks me eeldame, et riigi sotsiaalhoolekande ülesandeid peaks täitma organiseeritud kuritegevus. Ahaa, väga huvitav lähenemine. Tõepoolest, et jah, et meil on olemas ju instantsid, kes peaksid selle eest hoolt kandma. Ent kuidagi on saadud astuda üle või ümber sellest nii-öelda hoolivast instantsist, muutudes hoolivaks kriminaalselt ja andes inimesele tegelikult mõista, et mina olengi sinu ainuke abi ja tänu minule sa saad praegu olla siin kuuri all näiteks, eks, mis on nagu, ütleme selle kõige hullemas versioonis üks hea näide, et sa oled elus, ma annan sulle toitu, sa teed tööd ja kõik on ju nii-öelda väga hästi ja ta jõuabki inimese ajuni selle mõttega, et ongi hästi ja ma olengi tänulik. Ja mis tegelikult on kõige nagu drastilisem, et need meie kõige hullemad inimkaubandusjuhtumid ei ole olnud varjatud juhtumid. Need ei ole olnud juhtumid, kus keegi ei ole näinud. Me kõik oleme nii-öelda kaudselt sellega kokku puutunud. Ja, me oleme näinud, naabrid on näinud, sõbrad on näinud, tuttavad on näinud, isegi sotsiaaltöötajad on näinud. Ja kellelgi ei ole sattunud seda klõpsu, et ahaa, siin on inimkaubandus. Et tegelikult inimkaubandus ei ole meil varjatud. Ta on täiesti avalik, ta on täiesti nähtav, aga me ei tunne teda ära. Me ei oska arvata, et see on inimkaubandus. Nüüd, meie esimene lugu siiski, siin on ka sellest ennetamisest, eks ju ka, et mis on need veel need võimalused, et kui me jõudsime nüüd siiani, et rahvast ei taha enam maksta, võtke ennast kokku, hakake märkama, aga kuidas veel ennetada? Üks asi on see, et sa paned tähele, kui lihtsalt tavaline mõistlik kodanik vaatad enda ümber ja natukene rohkem oma sellest väiksest toast välja mõtled, et see asi ei ole õige, et võib-olla peaks seda natuke jälgima, võib-olla peaks mõne targemaga arutama, kui keegi midagi näeb või tajub ja ka meie seda saadet vaadates, kuulates tunneb, et minu kõrval korteris minu arust ei ole asjad õiged. Kuhu selline inimene peaks pöörduma? Ta ei ole ju tegelikult kindel, ta ei ole selle valdkonna professionaal, aga ütleme ega see meie sisetunne on päris tugev. Et kuhu ta võiks pöörduda? Kohe sinu juurde eda? Ma arvan, et tegelikult konsulteerida võib ju kohapeal ka politseinikega. Ütleme, kui ei taha inimene võtta politsei tundub meile selline tõsine instants, sinna ma ei helista. Sotsiaalkindlustusameti kriisitelefoniga, siis võib Eluliini helistada, pidada nõu, et kas võib olla, sest Eluliini helistamine on ju anonüümne, sa võid lihtsalt oma murest rääkida. Ja tegelikult meile helistabki väga palju inimesi ja tahavadki teada, kas nemad on inimkaubandusohvrid. Ja üsna sageli just need inimesed, kes muretsevad selle pärast, et nemad võivad olla inimkaubandusohvrid, tegelikult seda ei ole. Et me räägime sellest, et on tööalane pettus, me räägime sellest, et jah, et keegi võib olla peres kannatab vägivalla all, et see kõik ei ole inimkaubandus. Aga samas, kui ikkagi on inimesel tunne, et teda on halvasti koheldud, teda kasutatakse ära, tal ei ole nagu väljapääsu, siis tuleb hakata abi otsima.
ja küll siis need targemad inimesed leiavad, millega on tegu. Et millise teenuse juurde siis inimest juhatada. Aga minu kogemus on see, et need inimkaubanduse ohvrid, kes tegelikult on ohvrid, ega neil kommunikatsioonivõimalust ei ole. Et ei ole seda võimalust, et ma lähen ja helistan kellegile. Et alati on küsimus, et ta oli seal, aga miks ta ära ei läinud, et see on niisugune täiesti absoluutne klassika, iga kord tuleb ette. Ja siis ma toon võrdluseks selle ämblikuvõrgu, et kui see kärbes on seal ämblikuvõrgu sees, siis sa võid ju ämblikule ütelda, et lase lahti või ütelda kärbsele, et mine ära. Ei juhtu midagi. Kärbes süüakse ära. Et nii on ka inimkaubandusohvriga, et inimkaubandusohvril, kes on päris inimkaubandusohver, on väga vähe pöördumisvõimalusi. Tal ei olegi. Ja tal ei ole ka jõudu võib-olla enam. Tal ei ole nagu selles mõttes seda hetke ja jõudu, et mõelda, et võib-olla et praegu siin see sekund mul tegelikult on kontakt ja ma oleks võinud teha oma appikarje. Ta on nii maha niimoodi surutud, ta on nii ära laastatud, et tast ei ole enam seda inimest alles. Ja see on ka üks põhjus, miks nad ei pöördu vist. Jah, ja ütleme, et meie sellisest kuritegelikust maailmast on ju ka selline mulje, et nad on ju kõik võimsad ja nende vastu minna või kaevata nende peale võib ikka väga ohtlik olla. Et see on nagu see pool, mis takistab ka reageerimast. Tegelikult seadus ütleb see, et inimkaubandus on väga raske esimese astme kuritegu, et tegelikult kui me näeme esimese astme kuritegu või sellist rasket kuritegu, see on isikuvastane kuritegu, siis me peame ka ise kodanikena reageerima, teatama, teada andma, et meil on tunne, et seal on tegemist raske kuriteoga. Aga neid inimesi, kes ise lähevad ja reaalselt teatavad, ma arvan, et sõrmedel üles lugeda. Üks asi, mida võib-olla just siin toonetada on see, et ka need instantsid, kelle poole pöördub juhul, kui tekib kahtlus, nagu sa ütlesid, loota, et see inimene, kes on päriselt inimkaubandusohver, et tema võib-olla see ühenduse võtmine on raskendatud, aga teistele, et ei ole olemas ühtegi rumalat küsimust, ei ole olemas ühtegi rumalat kahtlust ja samuti ei tohiks olla täiskasvanud inimesel kunagi häbi. Kui on tunne, kui on selline paha tunne sees, paha tunne inimest ei peta, et siis tuleb see kõne teha, tuleb see pöördumine teha ja ei ole see politsei ega sotsiaalhooldusega ükski nendest selline instants, kes teid ära ei kuulaks. Ja sealt võib tulla vastus ja sealt võib tulla ka mingi liikumine, kui me suudame selle maailma liikuma panna ühel päeval kuhugi suunda, kas või natukene, siis sa oled juba andnud oma osa ühiskonna parandamisele. No ma arvan, et selline tilkahaaval info jagamine, andmine, pärimine, küsimine lõpuks viib selleni, et see reaalne inimkaubandusohver võib ka reaalselt abi saada, sest hakkab tulema kogu aeg info, et midagi on lahti, midagi on valesti, midagi toimub. Aga ütelda, et inimkaubandusjuhtum oleks kerge ja sellest aru saada oleks lihtne, ei ole võimalik, ta on keeruline. Aga see tähendab seda, et me peame ka rohkem, kui me räägime ennetustegevusest, andma ka inimestele teada, et mis asi see inimkaubandus on. Ja ma arvan, et väga õpetlik on tegelikult teada neid Eesti juhtumeid, et mis siis meil siin Eestis toimub. Et kui me vaatame mingeid välismaa filme või kas või dokumentaalfilme, siis need mudelid, mis töötavad välisriikides, Eestis ei tööta. Ja ma võiks isegi ütelda, et meil on siin üks uurimus tehtud, kuidas värvatakse inimesi inimkaubandusse Eesti ja Läti baasil. Ja seal selgub, et Eestis värvatakse teistmoodi kui Lätis. Ja me oleme kõik ühed globaalse inimkaubanduse raamistikus ühed Balti riigid. Me oleme nagu üks piirkond. Värbajad värbavad kõigist Balti riikidest korraga. Aga näiteks värbamistekstid, mille peale rõhutakse... Värbamislähenemise viis inimesele. Need on erinevad. Tegemist on totaalsete psühholoogiliselt väga kõrgel tasemel arenenud kriminaalidega, kes oskavad siis tegelikult, nad peavad olema väga tugevad psühholoogid, nad peavad olema väga tugevad taustauuringu teinud inimestel, nad peavad olema jälginud seda inimest, niisama keegi sulle ligi ei tule. Jah, et seal on nagu sellised teatud tüüpi manipulatsioonid, siis ütleme, et kõigepealt hakkab ohvri valikust pihta, et kuidas me valime ohvri.
ja noh, mida ma olen praegu märganud, et ohvriks lähevad näiteks lapsed, kelle vanemate tähelepanu on hetkel kuskil mujal, et vanemad lahendavad mingit muud probleemi, on neil seal lahutus käsil või nad on tööga hõivatud ja väga ei hoolitseta. Lisaks noh, meil on üks väga kurb juhtum, kus pärast selgus, et põhitegija ja pere, kust hakati noort naist ära kasutama, elas ühes trepikojas. Ehk tegelikult need inimkaubitsejad hindasid selle pere olukorda sellisena, et sealt vanemad ei reageeri piisavalt. Ehk tegelikult on turvaline. Mul oli aastaid küsimus, et olid 2 tüdrukut, sõbrannad, keda väga räigelt hakati ekspluateerima, üks läks välja ja teine ei saanud välja. Ja mul on kogu aeg küsimus, et aga milles see vahe seisab, et miks siis ühel tüdrukul oli jõudu ja läks ära ja teda nagu ei kistud tagasi ja teine tüdruk, kes tahtis ära minna, peksti läbi ja pandi suletud bordelli ehk luku taha. Et noh, et kuidas nii? Ja tegelikult ma arvan, et seal vaadati järgi väga täpselt need vanemad. Et kas vanemad hakkavad reageerima, kas vanemad hakkavad õigust nõudma või on vanem see, et noh, parem, kui teda kodus ei ole siin jalus. Et tegelikult üsna sageli need inimkaubitsejad ja need värbajad on tegelikult lähiringkond. Need ei ole kuskilt mingid väga eksootilised inimesed, ei tea kust, vaid nad on inimesed, kes on meie kõrval. Tead, kui sa räägid seda kõike, see olles ise ema, nii-öelda oma arust korralik kodanik, see tundub lihtsalt uskumatu. Näidata näpuga alati vanemate peale me ju keegi ei taha, eks ju. Aga siin on jälle see märkamise koht, et koputada südamele ja tihtipeale vanematel võib olla tõesti, nagu sa ütlesid, mingi teine asi, mis ei tähenda alati seda, et tegemist on halbade vanematega, neil on lihtsalt oma elu mingi probleem lahendamata või parajasti just käsil midagi, millega nad hakkama ei saa või nii edasi ja nii edasi. Ja jälle siinkohal me ei ela kõik metsas, meil ei ole kõigil, ma ei tea, 10 kilomeetrit vahet, me oleme tegelikult üsna lähestikku. Siis iga laps on tegelikult oma laps. Kui meil oleks sõjaaeg ja sa kõnnid mööda tandrit ja sa näed ühte last maast, sa ju ei mõtle, sa võtad ka selle kaasa ja kasvatad üles. See on su hinges, kui sa oled naine või ema või kui sa oled isa, vahet ei ole. Et see märkamise koht on tegelikult number 1 ennetamise viis. Kui panna tähele, tajuda ja tunda natukenegi muret, et see ei ole minu pere, see ei ole minu probleem, on küll. No me keskmiselt me ju ei kujuta ette, et pedofiil tuleb sinu koduse lapse järgi. Et siin on nagu see vanemate pime koht, et sa ei kujuta sellist asja ette minuga ja sa ei arva, et see nii, et see juhtub. Ja tegelikult siis ühel hetkel juhtub. Ja need on sellised koledad lood ja mul on nagu väga kahju, et kuna Eestis ikkagi suhtumine ohvritesse on halb, siis meil on tohutult palju lugusid, mis oleks väga õpetlikud. Aga me oleme näinud ka seda, et kui see ohver tuleb oma jutuga välja selleks, et harida teisi, siis ta saab kannatada. Meil on olnud juhtumeid, kus ohvrile on mindud tänaval ligi ja teda on löödud, kuna ta on rääkinud sellest, et on olnud ohver. Nii et isegi selline laiem avalikkus ei tunne tegelikult ohvrile kaasa ja ei toeta ohvrit. Ja seetõttu jääb meil väga suur kogus neid tegeliku elu juhtumeid väga varju. Me ei saa neist õppida. Me ei saa neist rääkida, need on kõik suletud asjad, et hoida ohvrite privaatsust, eraelu ja hoida ohvreid ka turvaliselt nende tavalises sotsiaalses keskkonnas. See on ka, ma arvan, üks suur mure ja see on nagu selle ennetamise küsimus, et mõni ohver ei julge olla ohver, sellepärast et sellel võivad olla ka mingid täitsa ootamatud tagajärjed tema jaoks. Kaastundlikkus, tolerantsus, inimlikkus, kõige elementaarsemad asjad, mis panna Eesti inimesele hinge ja südame peale koputades, et ainult läbi selle saab need inimesed rääkima. Kui need inimesed teevad omal suu lahti, on meil midagi kuulda. Kui me kuuleme, siis ehk me hakkame nägema.
Eda, ma arvan, et läbi nende saadete on ka üks väljund, kuidas inimesed lõpuks istuvad maha ja mõtlevad, et päriselt see toimub siin ja praegu meie ümber, et on aeg nagu tõsta pilk ja nüüd arvestades, mis olukorras me maailmas oleme, äkki ongi natuke aeg rohkem pühendada sellele, mis tegelikult on oluline. Meie naised, meie lapsed, meie pered, meie mehed ja läbi nende mitme rea me hakkame rääkima neid lugusid. Me toome näiteid nendest, kes on julgenud püsti tõsta ja võtame läbi erinevad etapid, mis puudutavad inimkaubandust, aga tänaseks ma arvan, ongi kõik. Võtame esimese korra kokku, me kohtume juba järgmine kord ja ma väga loodan, et äkki see paneb teid uuesti mõtlema, mis siin elus on tähtis. Aitäh sulle, Eda! Aitäh!